Tere taas! Seekord räägime teile uuest Kia Ceedist ja et natukene teda tutvustada, siis peame me esimalt minema tema nime kallale, nimelt on kadunud ära tema nimest E ja D vahelt ära ülakoma, nüüd on ta nimi lihtsalt Ceed ehk enam Kia Ceed nimega ei veiderda. Tal on olemas siis 7-tollised 2-värvilised valuväljad ja standardvarustuses on juba 3-astmeline siis istmesoojendus. Ja automaatne kaugtulede süsteem on ja hädapidurdus hoiatussüsteem on baasvarustuses juba kõikidel Kia Ceedi mudelitele. Lisavarustusse kuulub jalakäijate tuvastussüsteem ja pimeda nurga andurid kuuluvad siis EX varustuse lisavarustuspaketti. Sees on olemas siis veel EX varustusele, siis on võimeline juurde ostma siis võtmevaba käivitussüsteemi ja see on ka siis nii, et kui vajutad seda pulti, siis sulgub ka mingi pooleldi kinni olev aken näiteks, ehk see on väga huvitav tema puhul. Ja telefoni juhtmevaba laadija on tal olemas. Ja sisus tahaks saada rooli rohkem endale sülle ja samas ka on natukene see 8-tolline puuteekraan natukene liiga ebameeldival kõrgusele. Tal on olemas veel automaatne kliimaseade. Ja samas on ka sees väga lihtsalt varustused, et väga lihtsad materjalid ja tagaistmel on ruumi küll, kuid tagaistme need uksepolstrid on väga plastmaterjalist siis. Tema hinnad algavad 14 990 eurost ja sellisel juhul te saate endale 1,4 liitrise LX Plussi, millel on 100 hobujõudu, bensiinimootori, manuaalkäigukasti ja keskmine kütusekulu on siis 6,2 liitrit 100 kilomeetri kohta. Siis on olemas 1-liitrine 120 hobujõuline mootor, mille hinnad on 16 490 eurot ja kõige tipuks on olemas diiselmootor, mille hind on juba 23 000 eurot peaaegu ja sellel on olemas 136 hobujõudu. Ja selle keskmine kütusekulu on 4,2 liitrit 100-le vaid. Mina ei leia tegelikult erilist põhjust, et miks osta endale uut Kia Ceedi, olgugi, et tema välimus näeb välja ja hea ja meenutab isegi Stingerit, on tema hind veidi kallis, mõned asjad kuluvad lisavarustusse ja tal on ka palju sellist lihtsat tehnoloogiat, et midagi väga huvitavat ei ole. Ja kui me toome võrdluseks näiteks Toyota Corolla, mis on sedaankirega, mis mahutab rohkem ja on parema mainega, siis tema normaalne mudel maksab umbes 15 000, 16 000 eurot, kui Kia Ceedi normaalne mudel, mis on ka tema autodena juba esindustes väljas, maksab seal umbes 20 000 eurot. Nii et kindlasti kaaluge ja mõelge väga hoolikalt läbi enne, kui te selle ostu sooritate. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal.